Tere, minu nimi on Anto Liivat ja ma olen EBS-i bakalaureuse ning spetsialiseeritud magistriõppe juht. Minu tänaseks vestluskaaslaseks on Nasdaq Balti börside juht Kaarel Ots. Tere, Kaarel! Tervist! Räägime kõigepealt sinu enda haridusteest. Meie partnerkoolis Boconis õppisid sa ettevõtte rahandust ja investeerimispangandust. Millest ja miks sellised eriala valikud? See oli tegelikult pangandus ja korporatiiv- ja investeerimispangandus. See oli spetsialiseeritud programm, mis oli paljuski tehtud Unicrediti tellimusel. Et võib-olla siin vaatajad või kuulajad ei teagi, aga kunagi oli Eestis suur Unicrediti pank esindatud. Läks ta siit ära 2013 suurte restruktureerimiste käigus, aga Unicredit oli ja on Boconi üks suur toetaja. Nad saavad sealt palju töötajaid ja siis nad tegid ühe sellise programmi, kuhu siis oli võimalik kandideerida ja saada või kandideerida stipendiumile. Et minul õnnestus siis saada, ma olin ainukesena Balti riikidest, kes on seal siis kunagi käinud. Ja sellest selline valik, et see eesmärk oli ikkagi endale selliseid juhte arendada ja koolitada seal. Rahandushuviliste EBS-i üliõpilaste jaoks on Boconi väga populaarne vahetussemestri koht. Kui palju sa tunned, et sellelt õppekavalt leidsid sa midagi, mis sind hilisemas tööelus toetanud aidanud on? See on hea küsimus, sellepärast, et mina tegin selle täis magistriprogrammi seal. Ehk et see käis niimoodi, et ma ei olnud kogu aeg seal, aga see programm oli rahvusvaheline veel. Ehk et nemad saaksid oma rahvusvahelise linnukese kirja, siis meil enamus oli Milanos, aga oli ka Viinis, Münchenis, Istanbulis ja siis oli veel Milano, kas see polütehniline mingisugune instituut või midagi taolist. Et see oli mitmesse kohta laiali jaotatud ja siis iga kuu nädal aega olin ma koha peal kuskil seal siis. Ja mis mul sellest kasu on? Ma ütlesin, et 2013 pandi Unicredit kinni ja mina nägin, et ma oma tuleviku seon tegelikult pangandusega. Ehk et see korporatiivpanganduse osa oli mulle kuidagi olulisem, aga see teine osa, ehk et see investeerimispangandus on see, et mida ma nüüd täna, eks ole, üle 10 aasta hiljem võin öelda, et sellest oli mulle praeguses töös suur abi ja palju kasu. Enne kui sinust börsijuht sai, töötasid sa ka suures konsultatsiooniettevõttes Deloitte? Eestis ta väga suur ei ole, et ta on maailma kontekstis suur ja seal ma tegelikult rohkem siis panustasingi. Just seal oli finantsnõustamise üksus, seda ma juhtisin 2 aastat. Ja siis avanes börsi võimalus ja siis ma haarasin sellest kinni. EBS-is oled sa õpetanud ettevõtluse ärijuhtimise õppekaval üliõpilastele börsiettevõtte juhtimist. Oled teinud seda suure eduga, vaatamata tõsiasjale, et enamik meie üliõpilastest ei tööta börsil noteeritud ettevõtetes. Miks peaks üks esmatasandi juht, keskastme juht tulema ainesse, kus räägitakse börsiettevõtte juhtimisest? Ega ei peagi. Aga tulge kuulake. Tegelikult see on selline pisut võib-olla tõesti intrigeeriv pealkiri. Aga kui me mõtleme, et millest seal juttu tuleb, siis alustame kõigepealt sellest börsist. Et me räägimegi, kus kohast on börsid tekkinud, miks nad olulised on. Minu vaatest on see selline turumajanduse sümbol olnud üle 400 aasta. Kes see turumajanduse usku pole, siis ärge tulge. Aga me hakkame sealt pihta. Me räägime ajalugu, vaatame, kuidas börsid on alguse saanud, miks nad olulised on. Siis muidugi palju näiteid on seal ümberringi. Et ma olen seda meelt ja seda ma ka Boconis hästi tajusin, et inimesed, kes räägivad päris elus näidete varal, mis ei ole võib-olla sellised iidsed, eks ole, aga oskavad rääkida ja neid kokku panna tänase maailmaga, et neid oli alati huvitav kuulata.
et sellised inimesed, kes andsid investeerimispangandust näiteks, olid mingisugused investeerimispangandusest tulnud inimesed, et ma üritan seda ka siis tudengitele kohale tuua, eks ole, et üks asi on selline ajalugu ja teooria ja teine on see, et kuidas see haakub tegelikult päris eluga ja kapitaliturust me räägime, miks ma arvan, enamus Eesti poliitikuid võiksid tulla seda kuulama, et miks kapitaliturg on oluline, kuidas raha liigub, kuidas ei ole sul kasulik hoida kõiki mune ühes korvis investorina ega ka tegelikult riigi vaatest rahastada kõiki asju ainult ühtemoodi, ehk et selline mitmekesisus ja niimoodi ta on läinud ja tore kuulda, et mõnele meeldib ja on huvitav. Üliõpilastele on väga meeldinud, aga mitte ainult börsi ajaloost ja finantsturgudest ei tule juttu, vaid ikkagi ka ettevõtte valitsemisest. Ja see on nüüd juba võib-olla tõesti midagi, millest iga esmatasand ja kindlasti keskastme juht peaks olema teadlik, eriti juhul, kui ta näiteks unistab kunagi juhatuse liikme töö tegemist. Nojah, nagu sa alguses ütlesidki, et see on börsiettevõtte juhtimine, et tegelikult me võiksime seda ka nagu laiendada üldse ettevõtte juhtimise peale. Ütleme selline see governance või siis see valitsemine, see on kindlasti võib olla väga ebahuvitav, suhteliselt kuiv teema, aga eks ma seda üritan ennast panna siis kuulaja kingadesse, et mis tasemel nendele võiks sellest rääkida. Ja mida see siis endas hõlmab, sisuliselt selline elementaarne juhtimisstruktuur ja selle siis kirjeldus, et kus kohas tegutseb juhatus ettevõttes, mida teeb nõukogu, mida selleks nõukogus vaja on, kus kohas on omanikud selles pildis, kuidas käib nende omavaheline koostöö. Ja samamoodi, nagu me räägime börsil kaasustest, siis seal on ka väga palju selliseid tuntud ettevõtete, nii meil kui mujal, näidetel siis seda sama teemat, et mismoodi neid juhitakse ja kuidas see börsi ettevõtte puhul on nagu eriti või miks see börsi ettevõtte juhtimine tuleb seal mängu, on see, et need on avalikud. Seal on palju infot, et sealt on hea seda rääkida, et võib-olla väga paljud sellised ettevõtted, kus on samuti väga korralikud nõukogud ja see koostöö käib väga hästi, me lihtsalt ei tea sellest. Et selles mõttes neid börsiettevõtte on avalik ettevõtte, neid kaasuseid on lihtsalt rohkem. Ma arvan, et just nimelt see tõsiasi, et hea ühingu juhtimine peaks olema midagi, millest iga äri juhtimise ettevõtluse ka bakalaureusõppe lõpetanu üht-teist kuulnud on see põhjus, miks me oleme äriarenduse spetsialiseerumissuunal teinud sellest börsiettevõtte juhtimise ainest kohustusliku aine. Sa räägid seal tõesti huvitavatest kaasustest, räägid Elon Muski seiklustest, kompensatsioonipakettidest, nii Tesla kui OpenAI kontekstis, Apple'ist ja teistest tuntud nimedest, kuivõrd relevantsed seda tüüpi näited Balti turu kontekstis on, mida meil sealt õppida on, kui üldse midagi, või on nad lihtsalt sellised meelelahutuslikult huvitavad? Ma ei taha kõik ära jutustada nüüd, mis me seal räägime, aga üks oluline asi, mida aru saada või millest võiks vähemalt aru saada, ongi see, et kuidas erinevates riikides on näiteks see ühingu valitsemine korraldatud. Need on erinevad viisid. Ja kui me räägime Ameerikas, siis põhiline asi aru saada ongi, et kuidas Eesti on teistsugune. Et kas Eestis on võimalik näiteks, et nõukogu esimees ja juhatuse esimees istub sama tooli peal? Ei ole. Siis me räägime sellest, miks ei ole. Aga selline läbipaistev strateegiline juhtimine, ma arvan, mingit vahet ei ole, kus kohas see toimub. Kas see toimub Teslaga USAs või näiteks Eesti Energiaga Eestis, et Eesti Energia kohta meil on ka õigemini 2 huvitavat kaasust loengutest. Jällegi tänud poliitikutele mahlase materjali ettevalmistamise eest, et just, et kuidas omanik sekkub, eks ole, läbi nõukogu juhtimise tasandisse. Et selliseid asju me arutame ja ma arvan, et iga selle programmi läbinu tegelikult saab aru ja oskab vahet teha, et kui ma nüüd asutan oma ettevõtte, et millal mul oleks seda infot vaja, seda ma ütlen ka muuseas alati tudengitele, et seda ei pea pähe õppima. Et mina olen rahul siis, kui nad mingil ajahetkel, kunagi tulevikus,
mõtlevad, et ma olen kuskil kuulnud seda. Keegi mulle rääkis seda, EBS-is oli Kaarel Ots. Ja siis ta läheb ja otsib need materjalid üles ja saab aru, et ma nüüd võiksin seda analüüsida, et kuidas ma selles ettevõtte juhtimise kohast nüüd paremini edasi saaksin või mida ma peaksin ümber korraldama või ühesõnaga, jah. Kõik, kes on nõukogu liikme tööd teinud ja selles boardroomis või nõukogu toas istunud, teavad, kui põnevaid arutelusid peetakse selle ümber, kust lõpeb juhatuse roll ja töö ning algab nõukogu liikme roll ja töö ja kus selles pildis siis asetub omanik. On sinul mingisugune mahlakas metafoor või selgitus, kuidas omaniku, nõukogu, juhatuse liikme rollid tuleks lahus hoida või vastupidi siis seostada ja joondada? Jällegi, et osaliselt on küsimus on seadusandluses, et meil need on lahus ilmselgelt ja neid näiteid on palju, me Eesti Energiast juba rääkisime, et kui sul on omanik, kes hirmsasti kibeleb näppupidi sinna mootorisse ise vaatama, et siis see asi hästi ei tööta. Et nõukogu roll on aidata juhatust, aidata juhatusel panna kokku strateegia ja omaniku roll on siis tegelikult palgata endale nõukogu. Et see on selline asi, mis vaevaliselt areneb Eestis, aga ma arvan, et on päris hästi tegelikult ajas muutunud. Ja siis selle nõukogu roll on panna paika juhatus. Ja väga lihtsustades ma ütlengi, et meil on selline kolm siis tasandit, et meil on omanik, kellel on omaniku ootus, mida ta tahab ettevõttes saavutada, siis meil on nõukogu, kes kontrollib juhatust ja siis meil on juhatus, kes tegelikult viib selle asja ellu. Nii lihtne ongi. Ja see ei tähenda seda, et igal ettevõttel see peab niimoodi olema. Kindlasti mitte. Ja sellepärast ma arvan, et on ka selle aine nimi börsiettevõtte juhtimine. Ja igaüks nüüd peab sellest ise tegelikult aru saama kuidagi. Ja seda ma üritan siis ka selles loengus avada, et mis hetkel sul oleks vaja ja kui suurt nõukogu, mis ekspertiisi need inimesed peaksid sinna tooma. Et see peaks olema selline olukord, kus sul on sisuliselt omanikud palkavad sinna oma joped või vanasti oli üldse niimoodi, et omanik tegi firma või ettevõtja tegi firma ja siis istus ise seal nõukogus, sellepärast, et äriseadustik nägi seda ette. No või pani mõni lapsega? Või pani sinna. Ja just, et aru saada, et mis kasu on sellest, et sul on nõukogu mehitatud selliselt, et seal on eksperdid. Seal on inimesed, kes tegelikult jagavad sellest teemast rohkem, kui võib-olla need omanikud ise. Aga vaat nüüd, kui me mõni aeg tagasi siin EBS-i vilistlase Rain Väänaga tema lõputöö kallal töötasime, kuhu ka sina oma sisendi andsid, siis me leidsime, et Eesti nii-öelda börsikõlblike ettevõtete motivatsioon päriselt börsile minna ei ole ülemäära kõrge. On meil siis liiga vähe ambitsiooni, on meil liiga palju usaldamatust, ei taha anda ära seda kontrolli nõukogu taseme juhtimise osas, pelgame me seda bürokraatiat ja liigset läbipaistvust, mis börsile minekuga kaasneb. Mis see põhjuste ring sinu vaates täna on? Sa mõnda nendest puudutasid, aga ma ei oska seda niimoodi isegi kommenteerida, et milline see valmisolek on. Ma ei ole ise teinud seal mingisugust uuringut. Kui ma vaatan niimoodi per capita börsiettevõtted, siis tegelikult Eestis on täitsa okei olukord. Ja ma arvan, et tegelikult mida aeg edasi, seda rohkem ettevõtted on, ma tean väga paljusid ettevõtted tegelikult, kes ei pea järgima seda, mida börsiettevõtted teevad, aga teevad seda ikkagi. Sellepärast, et nad näevad, et sellest on mingit kasu. See, et kas on ambitsiooni vähe või rohkem, jällegi nii ja naa. Ja ma arvan, et me peame ühte asja tunnistama, et mingid asjad võtavad aega. Mingid asju saab teha efektiivselt ja kavalalt ja nutikalt ja mingid asjad võtavad aega. Ja mis võtab aega, on selline investeerimiskultuuri ja finantskeskkonna arendamine. Meil on 34 pluss aastat olnud aega mitte ainult kapitaliturge ja investeerimiskeskkonda arendada, aga kogu turumajandust. Et kogu selle aja jooksul me oleme tegelikult liikunud edasi. Mõni võiks öelda, et vahepeal oleme võtnud sammu tagasi,
aga kogu aeg on olnud mingisugune areng. Ja noh, kui me võrdleme näiteks rootslastega, Rootsi börs on täna 170 pluss aastat vana, et meil puudub selline põlvkondade ülene tarkus, eks. Et meil ei ole sellist olukorda, kus vanaisa on kellelegi pärandanud oma Volvo aktsiad näiteks või midagi taolist. Ja seesama, ütleme, see governance'i pool ja ütleme, börsist arusaamise pool ja kapitaliturgude pool, see on see asi, mis tegelikult vajab aega, et näha ajas mingisuguseid õnnestumisi, ebaõnnestumisi, sellest õppida ja siis võib-olla ka ülikoolis saada uusi teadmisi, et kuidas saaks vältida mingisuguseid ebaõnnestumisi. Kui palju seda teooriat tasub kohe kasutusse võtta, kui palju tasub omal kõrva taha panna, võtta kasutusele siis, kui see aeg on küps. Sinu börsiettevõtte juhtimise bakalaureuseõppe ainele tuleb meie EMMA spetsialiseeritud magistriõppekaval järg. Mis on see, mida magistritaseme üliõpilased lisaks või juurde õpivad teada saavad? Hea küsimus. Seal on, minu eeldus vähemalt on see, et magistritaseme üliõpilane, tal on rohkem elukogemust juba, võib-olla ka töökogemust. Ja seal saab lahendada erinevaid kaasuseid natukene rohkem süvitsi, kui võib-olla bakadega me teeme. Et bakal me räägime rohkem sellisest üldisest teooriast ja kasutame selliseid üldtuntud nimesid, nagu sa nimetasid siin Teslat ja kusjuures Tesla on selles mõttes huvitav, et seal juhtub kogu aeg midagi, et ma pean kogu aeg kaasajastama oma seda loengumaterjali ja OpenAI samamoodi. Aga magistritega jah, me vaatame natukene, ma eeldan lihtsalt, et teadmised on suuremad ja me vaatame rohkem päris sellistesse kaasustesse sisse, et ma rääkisin siin põlvkondade vahetusest, et näiteks ma praegu alles mõtlen neid kaasuseid välja, aga üks on kindlasti selline, et meil toimub mingisugune põlvkonna vahetus ettevõttes, et mismoodi me peaksime seda olukorda lahendama näiteks. Ma hakkasin hiljuti Lego peale mõtlema, pikalt oodatud nende börsile minekut läinud, nad ei ole ka põlvkonnast põlvkonda üle antud pereettevõtte erinevatel põhjustel pole tahtnud minna, ehk siis tingimata ei pea ju börsile minema, vaatamata sellele võib ettevõtte olla üle põlvede hästi juhitud strateegia paigas, töötajad rahul. Muidugi, ja kui sa tahad, sa võid mul selle tiitli või selle aine nime ära muuta, pane börsi sulgudesse. Et see kõik, mis me seal räägime, tegelikult kehtib kõigi kohta. Börs lihtsalt minu vaatest ta ongi selline, kus jõuavad vähesed. Kui me vaatame, kui palju on maailmas kokku ettevõtteid avalikke, ma ei tea, mis ta täna on, kas on 60 000 või midagi. Ja palju ettevõtteid kokku on, miljoneid. Et börsile minu vaatest jõuavadki need kõige. Ja kõik ei peagi. Aga mulle lihtsalt tundub, et isegi kui me vaatame siin nüüd neid ükssarvikuid, keda tegelikult sirgus üle maailma selle õudsa eksperimendi käigus, eks ole, mis meil oli 10 aastat, siis kusjuures ma olen tudengite peal testinud ühte huvitavat asja ja saanud kinnitust endale, et kui sa oled selline täna umbes 33-35 aastane, siis sul puudubki teadmine sellest, et rahal on hind. Sul õpetatakse ülikoolis või kui sina õppisid ülikoolis, sa lugesid, et sul on mingisugune risk-free rate ja diskonteeritakse rahavoog ja nii edasi. Aga kui sina nüüd asutasid oma ettevõtte 20-ndates, oletame peal ülikooli ja sa oled täna 33-35, siis kogu sinu reaalne ettevõtja karjäär ei tunnistanud seda. See oli kõik vale tegelikult, mida sa õppisid. Sorry, mitte vale, aga päris elu toimus hoopis teistmoodi. Ajakohatu. Jaa, et selles suhtes ma arvan, väga paljud täna vaatavad, et näed, ma ju õppisin seda, et nüüd on jah, rahavoog, aga meil oli 10 aastat sellist aega, kus tegelikult see kõik oli irrelevantne. Et sa pidid tegelikult kaasa minema sellega, mis siis ümbritsev keskkond sulle ette kirjutab ja muuseas sellest me räägime ka päris palju minu loengutes, et mis jällegi me võime öelda, et see ei ole börsiettevõtte juhtimise kuidagi või ainult nagu piiratud sellega, et see on üldse ettevõtlusega, üldse eluga seotud, aga me pühendame nagu päris palju aega sellele. Üks selline asi, mida sinu poolt nimetatud põlvkond kindlasti
võib ka üsna iseenesest mõistetavaks pidada, on ESG temaatika. Sina oled vähemalt seda E-osa nimetanud lausa rohepöörasuseks, öelnud, et see on konkurentsivõimet ja majanduskasvu pärssiv. Samal ajal börsiettevõtted peavad rinda pistma ESG aruandlusega. Miks sa nii tige oled kõige selle osas, mida Euroopas on kestlikkuspüüdluste võtmes tehtud? No selleks me peaksime eraldi saate tegema, et seda nagu lahata. Ma võtaks lühidalt kokku selle, et ma ei ole tige selle E osas. Kui me vaatame seda E-d, S ja G-d eraldi, need on kõik väga mõistlikud asjad tegelikult, mida seal kirjutatakse. Ma arvan, et iga endast lugupidav ettevõte, kellel on vähegi mingisugune globaalne haare, on teinud seda kestlikkuse aruandlust või ESG aruandlust ammu enne, kui see tehti kohustuslikuks. Ja teeb seda ka pikalt edasi, isegi kui ta nüüd võetakse väga paljudelt ettevõtetelt tegelikult kohustusena maha. Kui see asi läks minu jaoks jamaks, oli see, kui seda hakati siis erinevat moodi mõõtma. Ehk et ma toon sellise näite, et oletame, et sul on ettevõte, võtame selle E-tulba ja sul on seal vajaka jäämisi. Eks ole, et sa kas reostad keskkonda või sa ei taha, ma ei tea, rääkida sellest, kuidas sinu tegevus keskkonnaga siis sobitub või mis iganes. Aga nüüd sul on vaja tegelikult saada mingisugused punktid kokku, sest et on mingisugused reitinguagentuurid, kes kõik muuseas jumala erinevat moodi hindasid ettevõtteid. Said väga erinevaid, täpselt sama ettevõte sai väga erinevaid siis hindeid. Muuseas väga hästi skooris siis praegu vangis istuv see Sam, mis ta nimi oli, Bankman-Fried, krüpto see FTX-i juht. Väga kõrged skoorid olid governance'is. Eks ole, praegu on vangis petturluse pärast. Ja ehk et mida ettevõtted siis hakkasid tegema, nad hakkasid vigurdama. Ehk et mul on madalad skoorid siin, kuidas ma saaksin seda ainult kergitada. Nüüd ma teen endale hästi mitmekesise juhatuse. Ma ka palkan sinna siis mitmekesiseid nõukogu liikmeid ja mulle vaata see hakkas vastu, et ma saan tegelikult moonutada oma seda reitingut, teha selliseid kunstlikke numbreid endale. Ja see minu meelest läkski tegelikult pekki sellega. Ja kes seda väga siis propageeris, oli BlackRock ja tema juht siis ja nemad ju hakkasid hääletama siis. Nad on väga paljudes ettevõtetes siis neil on nõukogu liikme kohad ja siis oma siis üldkoosolekutel hääletama vastavalt sellele, kas siis ettevõttel on hea või halb see ESG reiting. Ja nad võttis aega võib-olla mingisugune 4 aastat, siis nad taganesid sellest täielikult. Sellepärast, et päris elu ei käi selle järgi. Ehk et tõsteti mingisugune, ma nimetan vahel seda selliseks woke agendaks, tõsteti olulisemaks, kui on tegelikult aktsionäride huvid ja ettevõtte konkurentsivõime. Ja Warren Buffett on muuseas selle kohta hästi öelnud, et teised võivad seda teha, et meil ei ole rahakotti selleks, et lihtsalt maksta mingisugust asjade eest. Finantsinstitutsioonidel on kombeks või õigupoolest isegi kohustus mehitada kõrgeid juhtimispositsioone inimestega, kellel on akadeemiline kraad. Suurtes rahvusvahelistes ettevõtetes selleks, et kõrgematele positsioonidele edeneda, on tihtipeale samuti akadeemiline kraad eelduseks. On see sinu arvates mõistlik või sa näed, et maailm on siin muutumas või miks üldse peaks kõrgemad ametikandjad ärisettevõtluses olema ülikoolis käinud? See on väga hea küsimus. Mul on üks esimene või teine slaid, millega ma alustan oma loenguid, on selline, kus Albert Einstein ütleb, et ülikooli eesmärk ei ole mitte tuupida sulle pähe fakte, aga panna või õpetada sul aju mõtlema. Ja ma arvan, niimoodi peaks seda vaatama, et miks tasub üldse ülikoolis käia, et mitte, täna sa võid võtta, eks ole, oma telefoni ja küsid siis, ma ei tea, Grokki või ChatGPT käest on ju eeldusel, et sa usaldad seda. Mingeid küsimusi. Ehk et see fakte täna saada, et meil ei ole nagu küsimus selles, et meil on keeruline fakte saada. Pigem ma arvan, probleem on vastupidine.
et meil on üha kasvav väljakutse, kuidas orienteeruda infomüras. Keegi ütles väga hästi, et me liigume pidevalt sellist andmetest juhitud maailma poole. Ja see teeb meie mõtlemisvõime palju ebaefektiivsemaks ja lihtsakoelisemaks. Et see on nagu nii inimestel ebaratsionaalne juba, kuidas me väga paljusid olulisi otsuseid teeme, aga see süvendab seda veelgi. Et ma arvan, et ja mida me üritame tegelikult ka arutada siis loengutes, me räägime palju investeerimispsühholoogiast, kuidas see on selline väga kummaline vahest. Ja siis me räägime sellest ka, et kas see investeerimispsühholoogia erineb väga palju sellest, mida me näeme oma igapäevaseid otsuseid tehes. Me räägime igasugustest hullustest. No sina rääkisid sellest rohepöördest, aga neid hullusi on palju. Ja me üritamegi seda rääkida, et need kõik mõjutavad seda, millega juht siis või tulevane juht või ka keskastme juht tegelikult peab rinda pistma. Millega ta peab silmitsi seisma tegelikult juhtides oma ettevõtet läbi sellise kasvava siis ütleme keerukuse ja konkurents kogu aeg tiheneb. Et kuidas teha siis selliseid otsuseid, mis aitaksid siis seda ettevõtet edasi. Ja ma arvan, et väga paljudel, ka meie poliitikutel oleks õppida näiteks selles, et kuidas õppida keskenduma, süvenema. Ja me praegu näeme, eks ole, seda, mis meil on lahti rullunud siin mitu aastat juba, eks, et see on tegelikult päris õudne, kui ausalt öelda. Et me näeme, et väga olulistes teemades isegi tipp-poliitikud ei suuda teemat vallata, nad ei saa olulisi asju endale selgeks tehtud. Et tegelikult sa ei peagi kõiki detaile teadma, aga sa peaksid aru saama, mis on näiteks majandusseisukohalt olulised. Kas on energeetika, inflatsioon, mis mida mõjutab, neid ei ole väga palju. Mingid valdkonnad tasuks endale teha selgeks ja keskenduda sellele. Ja mida me näeme täna, et tegelikult see keskendumisvõime, eriti laste pealt on seda hea vaadata, keskendumisvõime lüheneb. Ja selles on kõik süüdi seesama, et meil on infot liiga palju. Et selles suhtes, tulles nüüd ringiga tagasi su küsimuse juurde, kas on vaja kraadi või mitte, ma arvan, et ei ole. Aga ma arvan, et sellist keskkonda, kus sa töötad teistega koos, muuseas me teeme palju tiimitööd ja loengutes ka erinevate inimestega, sa lahendad mingisuguseid probleeme. Vaat seda saab siin testida, enne kui sa võib-olla lähed siis päris ellu ja hakkad siis päris inimeste peal seda testima, et siin seda saab. Ja just see, et me üritame teha, nagu Einstein siis soovitas, et treenida aju mõtlema erinevates nüanssides, et mitte ainult seda, kuidas juhtida börsiettevõtet või mis asi on kapitaliturg või mis asi on corporate governance, vaid laiemalt. Et kui ma olen alati öelnud tudengitele, et jumala eest, ärge olge nõus kõigega, mis ma räägin. Vaidleme, arutleme, sellepärast, et niimoodi, ma arvan, väga tihti sünnibki tõde ja see, ma arvan, just ongi pingutab seda aju. Ja tõenäoliselt just nimelt sellepärast üliõpilastele sinu õppeained nii väga meeldivadki. Suur aitäh külaliseks tulemast, Nasdaq Balti börside juht Kaarel Ots. Ja kui te tahate Kaarliga EBS-is kohtuda, siis on teil see võimalus nii ettevõtluse ja ärijuhtimise bakalaureuse õppekava äriarenduse spetsialiseerumissuunal kui ka hiljem meie rahvusvahelise ärijuhtimise magistriõppekaval.